Tšau! Kui paljud teist on kuulnud juba uudist, et ma tulen Eestisse 26. detsembril ja kell 1:05 olen ma Eestis. Kui sa ei ole seda kuulnud, siis sa nüüd kuulsid seda. Ja. Aga seekord ma teen teistmoodi. Seekord ma täpselt nõnda nagu Elme ja Valdo mulle ütlesid, et ma vajan aega, et puhata. Ja siis ma kavatsengi täpselt seda teha. Ehk siis kuigi on nii palju inimesi, keda kõiki tahaks puhata, aga seekord ma teen lihtsalt niimoodi, et ma ei sõida igale poole ja ma ei ürita kõiki külastada. Vaid kui keegi tahab mind näha, siis ta võib alati mind külastada ja tulla Türile. Sest ma leidsin, et nii on parem mulle, muidu ma olen ikkagi pärast seda vaheaega, ma olen väsinud. Aga mul on vaja praegu, et ma saaksin puhata rohkem. Et siis teata. Ja mis veel? Kas te teadsite seda ka, et täna ma saan Jellega kokku? Ta on Hollandis, ta on Amsterdamis. Ja praegu on 10:30, 11:30, 12:30, 1:30. 3 tunni pärast võtab Jan mu peale ja siis me võtame Jella peale ja siis ta viib meid tuulikute juurde. Merks on seal käinud, Merks teab, millest ma räägin. Ja siis me lähme sinna ja siis pärast Jan võtab meid uuesti peale ja siis me lähme Amsterdami. Ja siis me kolame natukene ringi niisama Jellega. Nii et ja sellepärast ma olen ka praegu nii varakult juba tööl. Ja sellepärast võib-olla näed mu näost, et on pisut väsinud. Et täna oli natukene raske, sellepärast, et ta ärkas kogu aeg üles. Aga lullu. Ja siis hommik oli ka natuke raske. Lükkasin oma äratust edasi ja siis ma ei jõudnud süüa. Siis ma võtsin vahvlit kaasa, näed seda. Osad teist on näinud neid ja osad teist on isegi söönud neid. Sest ma tean, ma osadele teist saatsin natukene midagi Merksiga. Aga mis veel? See on hotelli aadress. Ma kirjutasin muidugi tšeki taha, aga pole hullu. Ja siis on siuke lugu veel, et päkapiku disko. Ma ei tea, mida see tähendab ainult. Eile rääkisin Armaniga. Ta tuli siia. Ta ei tahtnud nii kaua, ta ei plaaninud nii kauaks jääda siia, aga juhtus kogemata nii, et jäi kauemaks. Siis me rääkisime juttu ja siis tuli hea mõte. Et siin on niimoodi, et 5. detsembril pannakse sussid ukse juurde ja siis pannakse porgand. Porgand on Sintraklaasi hobuse jaoks. Ja siis Sintraklaas paneb nänni sinna sisse. Ja siis ma mõtlesin, ma ei mäleta tegelikult, kas mina mõtlesin või Arman mõtles. Aga igatahes ma pean leidma suure sussi, hästi suure sussi. Mitte mahna läks, aga mulle lihtsalt maitsevad head asjad. Ja siis ma panen selle sussi sinna ka ukse juurde 5. detsembril. Siis kõik saavad mulle kingitusi sinna tuua. Ma pean nüüd ainult suure sussi leidma. Vot. Ja siis 5. detsembril on tõe hetk. Vot. Jah, et see oli siis sükene mõttekesekene. Teadsite ka, et hollandlased panevad hollandi keeles, nad ütlevad umbes niimoodi, et kõik asjad on nagu kõik asjad on kene ja kesekene ja näiteks kui nad ütleksid tass, siis nad ütleksid äkki selle peale tassikene, majakene ja kodukene ja suht kahtlane on ja. Aga mis sa teed? Võta näpust, aga näpust ei saa ka võtta. Aga okei siis, tšau!